Jou, Ao siin. Olen garaažis ja hakkan driftiautoga üht-teist tegema. Ülesanne on ülilihtne. Mul on vaja võtta üks mootoriplokk, sinna külge panna käigukast, karter ja see tõsta autole kapoti alla siia raami vahele, nii nagu ta mul tavaliselt kinni on. Kuna mul on vaja võtta käigukast küljest ära pärast seda ja saata Leetu, siis ma pean selle mootoriplokki fikseerima kapoti alla täpselt selliselt, nagu ta peaks jääma koos käigukastiga. Siis ma saan hakata uut kollektorit ehitama. Ja nii lihtne ongi, et ma hakkan vaikselt tegutsema. Kaevasin välja just ühe alumiinium mootoriplokki. See on küll M52, aga iseenesest mootorikäpad see külge käivad. Vasakul pool jääb üks polt valesse kohta, aga see mind ei sega. 3 käib kinni. Asetus on õige. Ja nüüd peab käigukasti veel tooma ja nüüd omavahel kokku ühendama ja siia karteri ka ja ongi äge. Jep, kruvisin käigukasti siia külge. Nüüd tõmban Delfiga selle, tõstan üles selle ja saabki karteriga alla keerata. See on seal vahel, ma alt kinni ka keerata. Mootor on vahel. Nüüd on vaja siia mingi rakis teha ja ongi. Uus päev, uued tegemised, mootori tõstsin eelmine päev siia vahele. Nüüd on plaan lihtne, teen siia vahele kaikad, et mootori asukord fikseerida ja võtan seda käigukasti küljest ära ning siis saab käigukasti panna aluse peale ja pista Daciasse ja saata see Leetu. Aga nüüd ma hakkan siia mingid vardeid ehitama, ma veel ei tea millest. Aga ma leian mingi suvalised kaikad siia garaažist ja keevitan kuhugi vahele kinni, mida saaks siis teisaldada mutrite ja poltide abil. Ma näen selle kaika. Ma ühe puurin läbi siit ja siia loon rauast plaaditüki keevitan, pärast kinni saab siia poldi ja siit poldi läbi. Ja ongi olemas see vajalik fikseeriv tükk, siis see mootor enam ei saa liikuda küll selliselt kraadi.
varras on valmis. Saab siit liigutada ka. Kui see polt sisse nüüd keerata, siis mootori asend täpselt samaks nagu ta on praegu. Hetkel hoiab käigukast tagasi üleval ja siis enam ei hoia. Nii et ma hakkan nüüd käigukasti alt ära võtma. Väga hull. Kasti õla peale võtmine on päris tüütuna. Aga jah, pääsin poldid lahti, siis pidin õla peale võtma ja langetama vaikselt kanalisse ja sellega sealt välja roomama. See on tehtud. Nägin räigelt vaeva kruvide otsimisele ja sellepärast ma seda ei hakka üldse videosse panema, kuna mul ei ole ju puidutöökoda, vaid see on garaaž ja siin on suht vähe puidukruve, millega seda käigukasti siin alusega kinni lasta. Aga ma sain hakkama. Siia panen ühe puidukruvi, siia. Kõik on täis läinud. Nüüd on nii, et käigukast on see üles kinni. Kerin selle pakki külesse ja ongi valmis taat selle peale panemiseks. Boom! See sai valmis. Võib hakata taats ja pakiruumi seda peale panema. Ja nüüd ma lähen otsin mõne kulleri, kellele see kaupa anda ja saata Leetu. Ma ei tea, kes see on, aga ma leian selle. Tere! Aho siin. Olen garaažis ja tegelen siis drifti autoga täna. Mul on vaja siin veits ümbermuudatused ja turvapuuri suhtes. Ehk siis vaadata nüüd. Siin on joonlaud pandud. Suht pime küll. Aga selle koha peale võime tantsutoru. Ma pean need kuidagi looma siia. Nii et ma hakkan meisterdama kuidagi seda asja. Ja sügan siin suht tugevalt kukalt ja üritan aru seda, kuidas torugi parem teha on. Ja siis proovin ta sisse ehitada. Suht hull. Nikerdasin räigelt ja nüüd ma olen jõudnud sinna maale. Üks toru on see. See tähendab, et siin on toru nüüd. Ilusti kinni keevitatud. Ja järgmise asjana tuleb teisel poole sama torud ja siia sellele torule jätk. Kuid kuidas ma tegin? Ma kohe otsin ühe abivahendi. Siin on selline papptoru, mis on ühest otsast lõigatud, teisest otsast lõigatud. Selle ma tegin teisele poole täpselt siia parajaks. Ja siis lükkasin ümber selle metalltoru, mida vaja on ja joonistasin selle järgi endale joonet ja lõikasin selle välja. Nii lihtne see oligi. Nii et nüüd tuleb ühe korra veel sama asi läbi teha. Papptoru siin mul ainult üks küll, et ma lõikan selle keskelt lahti ja muudan nurka, et need hakkaks siin pool sobima. Et kui see siia nüüd paika panen, siis ongi hea. Toru jookseb otse. Need ma olen kõik lamellkettaga teinud. Selle samamoodi istuma pannud. Nüüd tuleb see ära keevitada. See on võtnud mitu tundi. Ma ei tea, 3, 4. Aga saab hakkama. Selle asja filmimine on üliraske, kui oled üksi. Kuna unustad ennast tööle, siis toru, mille ma panin relakaga paika. Ma tegin need siis jälle lamellkettaga ilusti. See toru tohib olla ülevalt vaadata sirge, ülevalt väike. Nii et see toru jääb ainult veel kinni, et teisel pool on see toru pandud juba. Ja siis on tantsutoru ise valmis. Sinna on vaja veel teha bracketid, ehk siis plekitükid. Ja see paistab siin nüüd välja selline. Tere! Aho siin uus päev, uued tegevused, tegelikult tegevused vanad, aga vahepeal olen uus päev. Ma eile keevitasin sinna selle ühe pool tantsutoru lõpuni ära. Nüüd on vaja siia poole seda sama asi teha. Tükk on valmis ja
keeran kaamera teistpidi. Tükk on siin autos põrandal. See on ülimalt täpne, nagu see asi olema peab. Läheb see vahel ilusti ise seisma hetkel. Vahed ei ulata kuskil üle millimeetri. Et see on ilus, see on väga täpne. Ja nüüd on vaja siit see ära puhastada. Samamoodi alt see ümbrus ja siis ära käivitada. Seda ma hakkangi tegema kohe, et ma hakkan seda puhastama. Siin pole muidu F-filmide ka, et valgus on siin suht kesine. Nii et vaatame, kuidas selle saab siia. Jep, selline oli see video praegu. Need lõigud on mul mingi aja peal kokku pandud. Ma ei ole eriti jõudnud arvutisse, et hakata seda videoks tegema, aga ma panin need enam-vähem kokku. Mul on natukene kogutud ikkagi tänavaauto ehitamisest asju, kuid need ma teen eraldi videosse ja proovin ikkagi lähiajal sellest midagi ka postitada. Samamoodi ka driftiauto areng on hetkel ikkagi suhteliselt kiire, nii et ma proovin ka sellega teid kursis hoida. Vajuta subscribe, pane like ja ma ikkagi proovin teile uusi videosid teha. Seniks nägemist!